Austatud kolleegid, tänan ilusa sissejuhatuse eest ja kui võtta sõnasabast kinni, et Aigarile on tänane päev eriline, siis peaksin ise ütlema, et ka minu jaoks on tänane päev eriline päev, sest neid päevi, kus teadusseminari või konverentsi plenaarloengut palutakse mul pidada, neid väga palju ei ole olnud. Nii et tänane päev on kindlasti minu 5 parima päeva hulgas, sest tänasel koos selliseid ettekandeid ongi kokku 5 olnud. Nii et selline sissejuhatus sellele teemale ja see teema, nagu juba öeldi, on siis ühe 3-aastase uurimistöö üks väike tegelikult lõik, sest kõik need teemavaldkonnad, mida me uurimisgrupiga tegime, läbi viisime, paraku siia ei jõudnud. Ja 2 järgnevat ettekannet pärast mind avavad siis natuke neid teisi aspekte selles uurimistöös, mida siis RMK lahkesti rahastas. Ja need tulemused on selles mõttes huvitavad, kindlasti teaduse jaoks uued, unikaalsed ja ma loodan, et ka praktikute jaoks rakendamisvõimelised. Sest sageli on teadusega nii, et tehakse küll seda baasteadust, aga see rakendusse ei jõua. Nii et selles mõttes see teadustöö on natuke selles mõttes teistsugune. Aga alustame siis algusest. Igal tööl on eesmärgid ja mõned põhieesmärgid ma tõin ka siin välja, et põhiline, et kuidas mõjuvad uued juba looduses ja RMK poolt rakendatavad putukamürgid putukatele. Sellist teadmist enne selle uurimistöö algust polnud. Kuidas nad mõjuvad siis sellele tõrjutavale putukale, ehk siis eelkõige männikärsakale, kes on siis olulisem taimekahjur just uuendusraiealadel. Ja vaatasime iga mürk, mida me rakendame, mõjub kuidagimoodi ka teistele selles ökosüsteemis olevatele lülijalgsetele. Ja põhilised ökosüsteemis olevad kasulikud putukad on eelkõige röövtoidulised jooksiklased. Tegelikult nii põllumajandusmaastikel kui ka metsaaladel vaadeldakse just jooksiklaste arvukust, võiks öelda nende heaolu, ja see on indikaator, et kui palju neid on ja kui mitmekesiselt nad elunevad nendel aladel. Ja seetõttu oligi selline kõrval oluline teema vaadelda just jooksiklaste, nende mürkide mõju jooksiklastele. Loomulikult viidi läbi hulgaliselt siis laborkatseid ja hiljem siis ja osad ka siis paralleelselt metsa- või välikatsed, et need katsealad, kus neid teostati, need on siin kaardi peal kenasti näidatud, oli siis 4 põhikatseala, kus toimusid siis praktiliselt elustiku-uuringud iga nädalase intervalliga ja seal toimus siis põhilised mõõtmised, see oli siis Tartu ja Põlvamaa RMK puistutes ja mullastiku ja muu elustiku uuringud siis 50 katsealal, mis on siis nii kuuse kui männi aladel, vastavalt siis rohelise ja punasega märgitud, et sealt siis varuti need mullaproovid. Ja labortöid siis oli üsna erinevaid, võeti ette
ja vaadati nii käitumuslikke katseid kui ka siis nende ka füsioloogilisi katseid. Ehk üks asi on see, kuidas see putukas käitub, aga milline on siis selle putuka füsioloogiline seisund enne ja pärast selle mürgiga töötlemist. Nii, mõningatest laboratoorsetest siis katsetest siin on näidatud nüüd valiktoitumiskatse, põhimõtteliselt väga lihtne, aga annab üsna palju informatsiooni. Katseloomale pakutakse siis pestitsiidiga töödeldud toitu ja kõrval on siis kontroll, ehk siis töötlemata. Ja mis siit välja tuli? Tuli välja see, et siin valiktoitumiskatsetel kasutati siis 2 mürgi kontsentratsiooni. Mürgiks on siis Actara, ehk siis see preparaat, millega RMK on oma taimed siis enne metsa istutamist üle töödelnud või piserdanud. Ja see kontsentratsioon on see soovitatud tootjapoolne kontsentratsioon ja teine on siis nõndanimetatud oluliselt lahjem kontsentratsioon ja võrreldi siis. Ja mis siin tulemused näitavad? 24 tunni jooksul selle normaalse kontsentratsiooni töödeldud toidu manustamisel putukad, kes selles katses osalesid, need esimese ööpäeva jooksul kõik surid. Siit on näha, kui me võrdleme kontroll söömaala nüüd selle preparaadiga töödeldud söömaalaga, siis on näha, et oluliselt pärssis see preparaat putuka toitumist. See tulp näitab siin siis antifidantsust või siis kas sellel preparaadil on söömist pärssiv mõju või ei ole. Kui see on 0-st suurem, siis on ta söömist pärssiv, kui ta on miinusmärgiga, siis ta stimuleerib seda toitumist. No siin on näha, et nii tugeva selle kontsentratsiooniga kui ka nõrga kontsentratsiooniga lahuste puhul oli see putukale toitumist pärssiv. Huvitavalt käitusid muidugi selles katses isasloomad, üldist toitumist ju pärssis see preparaat, aga seda Actaraga töödeldud toitu söödi tegelikult rohkem kui seda töötlemata. See näitab seda, et lisaks sööma pärssivale mõjule esineb sellel Actaral ka mingeid muid mõjusid, mis muudavad selle looma toitumiskäitumist. Ehk siis konkreetselt sellel juhul hakkasid isasloomad rohkem seda mürgitud toitu sööma. Nii, siin on võrdluseks siis, mida me katses kasutasime, vaha. Ja see vaha on siis nõndanimetatud biovaha, Norra firma Norskvaks poolt toodetud vaha. Ja kui nüüd vaadata sama pilti, kontroll ja vahaga töödeldud taim, siis praktiliselt absoluutne sööma pärssija. Ehk see antifidantsusindeks on siin 1. Siin võrdluseks on mõned biopestitsiidid, 2 õli, puneõli ja karanjaõli. Ka nende puhul, eriti selle puneõli puhul, on siis see antifidantsus
päris kõrge, ehk ta siis pärsib seda toitumist. Ka ranjaõli puhul siis mõõdukas selline sööma pärssiv mõju. Et need olid sellised võrdlused, aga enim pakkus huvi just selle vaha mõju, et kuidas ta mõjutab kärsaka käitumist ja just selle toitumiskäitumist. Üks asi on see, et kui ta otseselt, see loom on selle toidu peal, teine asi, et sellest mürgist ja võivad lenduda teatud ühendid. Ja need lenduvad ühendid kutsuvad looduses seda putukat kas selle toiduobjektile, sellele puule toituma või hoopis peletavad eemale. Et seda selgeks saada, et kas aktaral on selline peletav mõju või vastupidi, selleks viidi läbi sellised lõhnakatsed, mis toimusid sellise 4 kanaliga olfaktomeetris. Iga kanal oli siis andis, üks on kontrollkanal ja teised on siis vastavalt siin Pyrethroid tetsis, siin biopestitsiid neemasaal ja siis see aktara. Ja siit tuli väga huvitav tulemus, et männikärsakas võrreldes kontrolliga ei oska vahet teha, et see on nüüd see aktaraga töödeldud toit või aktara lõhn, sest kontrolliga võrdselt ta külastas seda kanalit. No siin on näha ka, kuivõrd me seda filmisime ja hiljem saab neid liikumisträkke analüüsida matemaatiliselt, siin on siis näha 3 tunni jooksul need punased jooned, kuidas üks putukas on siis neid erinevaid kanaleid valinud. Ja loomulikult siin võrdluseks see biopestitsiid neemasaal, selle lõhn siis pärssis seda männikärsaka liikumist, ei külastanud eriti seda ja sama on siis tetsisega. Aga see on küllaltki oluline tulemus, see näitab seda, et männikärsakas ei tunne ja ei tee vahet aktaraga töödeldud taimel ja töötlemata taimel, ehk siis puhtal või töödeldud toidul ja puhtal toidul. Nii, siin olid, kuidas emas ja isas isendid siis valivad. Emaste puhul siis oli selline, kus nad ei tunne tõesti ära, isaste puhul, siis isasmardikate puhul, siis tõesti paremini tunti seda lõhna ja viibiti siis oluliselt vähem selles aktara lõhnaalas. Iga selline, nagu juba öeldud, putuka käitumine viitab mingitele füsioloogilistele protsessidele, et näha, kuidas putukas siis füsioloogiliselt ennast tunneb, milline on tema tervis, siis viidi läbi samuti meie laboris teatud siis füsioloogilised katsed. Siin esimesel põhimõtteliselt need katsed põhinevad sellel, et igal putukaliigil on oma hingamismuster. Ja see hingamine putukatel toimub tsükliliselt, kus eraldub siis süsihappegaas ja koos süsihappegaasiga välja hingatavas õhus ka veeaur. Ja seda sai siis mõõdetud ja lisaks sai vaadatud nende hingamisliigutustega töötab kaasa ka siis keha, ehk siis kehaliigutused. Kehaliigutused on siin punased ja see välja hingatav süsihappegaas on siis sinise joonena. Alati on see, et need korrapärased hingamisliigutused tekivad siis,
kui putukas on, öeldakse, füsioloogilises sellises rahuolekus, ehk siis teadlane, kui ta paneb selle putuka sinna katsekambrisse, siis on see rahunemise aeg, kus tal mõnel loomal on see pikem, mõnel lühem, sellel on näha, et see rahunemise aeg on olnud mingi 25 minutit. Ja pärast seda ta hakkab normaalselt näitama neid hingamisrütme. Ja need hingamisrütmid ei kao, kui teda jällegi kätte võtta, siis loomulikult muutub see selliseks ebasümmeetriliseks, aga hiljem ta taastub. See on normaalse männikärsaka keskmine valmiku selline hingamismuster siin. Mis juhtub siis, kui seda looma töödelda? Siis täielikult kaovad ära need normaalsed hingamistsüklid ja need ei taastu. Ja siin siis töödeldi väga väikese doosiga seda katseputukat, subletaalse doosiga. Ja need hingamismustrid kadusid jäädavalt. Ja hiljem me jälgisime seda looma, tegelikult ka see subletaalne doos mõjub sellele loomale hiljem surmavalt, aga mõne 3-4 päeva pärast ta ikkagi sellest katseseeriast umbes pooled loomad surid. Emast ja isaste vahe natuke erinev, isased on tundlikumad sama mürgikoguse suhtes, et isaste surevus, hilisem surevus oli umbes 75%, emastel pooled surid, kasutades siis seda subletaalset doosi. Nii, aga praktikale lähemale ja siin on siis, me kasutasime suletud juurekavaga ja avajuurseid kuusetaimi erinevatel aladel, männialal, kuusealal ja samamoodi siis männitaimi. Ja siin on siis näha, milline on siis see kahjustuse osatähtsus ja palju on siis kahjustatud taimi ja milline on see kahjustuse mõõt keskmisel taimel, et siin on need protsendid, see on siis juurekaelast mitu protsenti. See sinine on 1–25% ja see violett on siis 100%, kuni 100% taimest on siis kahjustatud. Pikalt ei kommenteeri, põhiline, mida palun siin vaadata, on vaha ja vaha siis millele on lisatud mõnda biopestitsiidset õli. See on männialadel. Kuusealadel praktiliselt või ongi 0, kõrvale siia kontroll, männialadel kontroll siin. RMK poolt taimlas eelnevalt aktaraga töödeldud kahjustus on selline. 80% männialadel. Võrdluseks siis tetsis, millel loogiliselt ongi küllalt madal kahjustus, aga oluline on just need vahad. Sama kuusepotitaim männialadel ja kuusealadel. Kontroll ja aktara ja sama vaha siin. Nendel niimipreparaatidel suurt ei peatu, sest niimi, nad koosnevad siis bioloogilist õlidest, sealt osa komponente looduses kiiresti laguneb, see mõju on lühiajaline. Vahade puhul aga vastupidi, et seda vahataime, siin on veel männitaimed, kahjustatud männitaimed, siin on veel eriti reljeefne.
Muidugi kontroll on ka madal, aga võrreldes nüüd aktaraga praktiliselt ei olegi kahjustatud neid vahataimi. Mis juhtub nende taimedega 3 aasta pärast? Ehk rajati siis 2003. aastal ja 2013. aastal rajati ja 2015. aastal seis selline. Vahataim on siin, see 0. Kontroll, see roheline ja tetsis sinine. Ja see on 3 aastat püsinud, see vaha selle kuusetaime küljes. Kaitse püsib, see ei ole ära lagunenud, sest ta annab sellel puul kasvada. Ta on natuke selline, võiks öelda siis elastne. Ja samamoodi siin see madalam on vaha, aktara siin ja kontroll seal. Nii, lühidalt räägin ka, kuidas siis jooksiklastele mõjus see aktara. Me kasutasime siis sellist meetodit, kuidas me panime 5 mikroliitrit selle katseobjektile siia kitiinkäistade vahele ja vaatasime, kuidas põhimõtteliselt suremust. Siin on suremuse protsent ja siin te võite ka hästi näha, see punane on siis aktara, kontroll on see roheline siin. Nii et väga toksiline röövtoidulistele ja eri liikidel enam-vähem see muster sama. See oli välispidine töötlemine. Välispidiselt suuresti ta metsas kokku ei puutu, küll aga toiduga, ehk siis see töödeldud taim, mida ta sööb, see männikärsakas ja sellest männikärsakast toitub siis eri liiki jooksiklased. Ja siin on siis laboris me tegime niimoodi, et me purustasime jahumaardika vasseid ja lisasime sinna siis teatud doosi seda aktarat ja ka muid pestitsiide ja tulemus on siin, jällegi vaatasime suremust, et kõige kõrgem suremuse protsent on aktaral ja kontroll on siis 0 ja teised preparaadid on siis madalama suremusega. Nii, siin on veel, vist aeg hakkab läbi saama, aga mõned slaidid on mul veel siin, ehk siis kuidas need lõhnad erinevad, sama katse, ainult loom on teine, ehk siis jooksiklased, siis tuli ka välja see, et ka jooksiklastele ei mõju need lenduvad lõhnad mürkidest, siin on katse planeerimine, magistrant seda siin teostab, siin on natuke sellest 4-harulisest olfaktomeetrist ka pilt ja põhitulemused ongi meil siin, et kõige olulisem on see, et aktara ei mõju, tal puudub igasugune repellentne mõju männikärsakale ja seetõttu need töödeldud taimed saavad kahjustada, mis me metsa istutame. Et selles mõttes on see suhteliselt mõttetu tegevus, kui ma võiksin siin aus olla. Ja teine oluline aspekt, mis puudutab neid jooksiklasi, et need preparaadiga kokku puutunud männikärsakad, kes on toitunud seal, kes saavad toiduks siis järgnevalt jooksiklastele, see on väga suur oht
kogu selle biotoobi toiduahelale. Sest ta jääb sinna sisse. Ja kui me meenutame kas või seda, et diametoksaami, mis on siis Actara toimeaine, tema lagunemine on väga aeglane ja need laguproduktid on veelgi aeglasema lagunemisega looduses. Laguproduktide lagunemine looduses kestab isegi üle 1000 päeva. Ja need üliväiksed doosid oluliselt mõjutavad lülijalgsete käitumist ja füsioloogiat. Ja olulise aspektina tooksin siis välja, et katsetulemustele toetudes võib kindlalt nende esialgsetele tulemustele toetudes võib soovitada seda biovaha, mida katses kasutati, modifitseerides seda ka mõne biopestitsiidiga, mis tõstis seda vaha toimet ja nende vahade kasutamine siis kindlasti vähendab oluliselt keskkonnariske, mis praegu toimub siis Actara kasutamisega. Iga projekti tulemina valmivad teadustööd, sellest projektist on siis valminud või valmimas ja juba avaldatud käesolevad uurimisartiklid, mis on teie ees, selles mõttes väga suur panus sellest 3-aastasest uurimistööst ka sellisele baasteadmisele, mida on võimalik siis rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldada. Ja ülikoolide vaatevinklist ja ka teadusinimeste vaatevinklist oluline, et palju on siis kaitstud üliõpilastöid ja mis kaitsmisele veel tulevad. Ka neid on siin mõned selle tööga kaitstud ja kõige lõpuks ma tahan tänada kõiki neid inimesi, kes väga suurel määral teatud mõni kogu projekti ulatuses, mõni lühidat projekti lõiku täites, aga kõik siis need inimesed, minu sügav kummardus, see oli tõesti selline väga suur töö, nõudis nendelt teadlastelt oma teiste tööde kõrvalt siis panustamist siia, et veel kord tänud ja tänan teid tähelepanu eest, ajast mul ei ole õrna aimugi.